WRC 2 klassis kaasa sõitvad Robert Virves ja Jako Viilo suutsid eile rasketes just kuumades ilmaoludes võita Akropolise ralli omas klassis. Sellega kindlustasid nad oma head minekut ka WRC klassi üldarvestuses. Vahetult ennem Kreeka rallit aga käisid meie noorema põlve rallimehed koos samuti taas rajale mineva Urmo Aavaga kontrollimas oma tervislikku seisundit. Seda läbi vereanalüüside ja üldfüüsilise treeningu. Ma tean, et pool aastat tagasi ma olin füüsiliselt, vaimselt ja tervislikult väga halvas seisus. Õnneks jutumärkides vererõhk läks nii kõrgeks, et ma pidin midagi ette võtma ja tegelikult sealt alates olengi sportinud ja jälgin, mida ma söön ja käinud ka siis tervisekontrolle tegemas. Nii spordivaatega kui nagu üldise tervise vaatevinklist, et tahaks ikka 100-aastaseks elada. Ja kuidas sul, Silver? Mul tuli see nagu siis treening ja toitumise laine tuli siis koos selle otsusega, et osalema tulla ja tegelikult on see üli hästi mõjunud siis tervisele tegelikult, et jaksan teha asju, jaksan käia, jaksan olla ja pea on selge. Sportlane on täpselt samamoodi inimene nagu iga teine ja tema sellised üldised tervisenäitajad on täpselt samasugused, mida määratakse. Tegelikult me määrasimegi kahele sihtgrupile siis erinevad tervisekontrollid, ehk siis noorsportlased tegid siis terviseriskipaketi, kus on siis 16 analüüsi sees, mis siis näitavad sellist üleüldist organismi seisundit. Seal on siis alates siis põletiku näitajatest, kilpnäärmest, maksaneeru näitajatest, ferritiinid, D-vitamiinid, olulised ained kõik sees. Kõrgel tasemel võistleb samuti Romet Jürgenson. Ka tema tegi kaasa lõppenud Kreeka ralli, kahjuks tuli tal ralli katkestada. Kui palju meeskond, kus ta sõidab M-Sport näiteks, toitumist talle ette kirjutab. Meil on seal M-Spordis on kogu valik olemas, et me saame tegelikult ise valida üsna hästi. Et mul on ka omad mingid nipid, mis minu jaoks töötavad, et pigem mul on olnud probleeme varasemalt sellega, et ütleme päeva jooksul see energia nagu tase kukub, et eks ma olen pidanud mingid omad korrektuurid tegema, et tarkade inimestega oleme saanud nagu mingisuguse lahenduse. Kui sellisel tasemel sõitjate puhul on tervisenäitude teada saamine tähtis, siis üldfüüsiline seisund on ülioluline. Selleks nähakse ka piisavalt vaeva. Lihtsalt tegelikult ongi võib-olla olulisem osa on lihtsalt kestvus, ehk siis ütleme üldine aeroobne ka anaeroobne vastupidavus. Samas üldine lihasjõud ja kiirus. Ja reaktsioonikiirus samamoodi. Eks ta on selline suhteliselt nõudlik, aga samas need härrasmehed kõik sõidavad oma eelduste põhiselt, nii et kõigil on oma tugevad, oma nõrgad küljed, mida võib-olla siis eelis arendada või siis järgi aidata. Ütleme talveperioodil, siis kui võistlus ei ole, siis nii-öelda 2, 3, 4 korda nädalas jõusaali. See talv käisin ka ujumas mingil määral. Ja siis nüüd, kui on võistlusperiood, siis natukene vähem, mingil määral teen jooksu, võiks rohkem teha, aga teen ka jõusaali, et hoida nii-öelda lihast toonuses. Selles kõrges mängus, nagu meie noored kaasa teevad, on vajalik samuti juhendamine, et kogu tehtu oleks proportsioonis sellega, mida sportlane vajab. On inimesed, kellelt nõu küsida või kes aitavad kava ette valmistada vähemalt, et oleks mingisugune loogiline kava, mille järgi tööd teha. Meie noorte rallisõitjate plejaad on võimas ja ka tuleviku väljavaade võiks ju olla hea. Täna ei ole ju kahtlustki, et see Eesti noore põlvkonna siis võimalused on ikka väga head. Et ma arvan, et sellisel tasemel meil ei ole kunagi nii palju sõitjaid isegi olnud. Et täna on 3 sõitjal on nagu väga selge programm ja kõik võimalused on nii-öelda endi kätes, et ma usun, et seal tuleb lihtsalt hetkel seda võimalust kasutada ja ise ära teha. Kui palju nemad sinu käest nõu küsivad? Eks see vahest jutuks ikka ja loomulikult üritan aidata nii palju kasvama. Kas mõni on palunud sind ka nii-öelda tasuliseks aitajaks ehk mänedžeriks juba? Ega see ei pea alati tasuline olema, aga eks nii palju, kui on küsitud, olen alati üritanud aidata. Tehnikasport on nagu iga teine spordiala ja siin tuleb samaväärselt jälgida, kuidas ennast vormis hoida ja toituda.